Lihtsustatult öeldes on toitumishäire see, kui inimese normaalsed toitumisharjumused on mõjutatud tema emotsioonidest või mõtetest. Tuntumad toitumishäired on alatoitumine, ülesöömine, bulimia ja anoreksia. Toitumishäire võib alguse saada lihtsast halvast toitumissoovitusest või üleelatud füüsilisest või vaimsest traumast. Tihtipeale on selline lugu, et inimesed ise ei saagi aru, et neil on toitumishäire. Ja toitumishäire vaevab nii naisi kui ka mehi, nooremaid ja vanemaid. Esimene märk võib olla see, et toitumisharjumused on kardinaalselt muutunud sellest, mis nad kunagi olid. Teine märk on see, kui sa tunned, et toitumisega on midagi valesti. Tavaliselt ei tule see tunne niisama. Ja kolmas märk on see, et kui sa tunned, et su vaimne ja füüsiline enesetunne on halb ning see on tugevalt toitumisega seotud. Neid märke on muidugi veel, aga kui need 3 juba olemas on, siis on viimane aeg abi otsida ja palun, ära karda või häbene seda teha, sest mõnikord me kõik vajame abi. Kui toitumishäire on tuvastatud, siis sinu roll võiks olla toetav, kuni üheskoos jõuate selleni, et abi otsida spetsialistilt ja palun ära hakka ise spetsialisti rolli täitma, sest siis võib selle inimese toitumishäire halvemaks minna. Sest naistele on rohkem suunatud saleda kehakuvandi teemasid. Lisaks on naiste toitumine päris tihti mõjutatud igasugustest populaarsetest kiirdieetidest ning lõppude lõpuks vaimsed ja füüsilised traumad, nagu ma alguses mainisin, ka need mõjutavad tegelikult suhet toiduga. Aga sama võib ka tegelikult meestega juhtuda, kuigi sageli kipuvad meestel olema ikkagi teistsugused enesehävituslikud häired. Õnneks on, aga see on pikk protsess ja peale toitumishäire seljatamist tuleb olla väga-väga hoolas, et see toitumishäire tagasi ei tuleks. Toitumishäire ravimise käigus on ülitähtis roll tervislikul tasakaalustatud toitumisel, sellepärast et kui keha vajadused on päriselt ka kaetud, siis on ravi palju-palju efektiivsem. Ja kui sul on vaja tervisliku tasakaalustatud toitumise suhtes abi, siis sellega saan mina sind aidata, aga toitumishäire puhul aitab sind spetsialist. Loodan, et sellest videost oli sul abi ja kui sa endal või tead kedagi, kellel on toitumishäire, siis te hakkate tegutsema ja peagi seljatate selle. Ciao!